Täna räägin siis teile pikemalt ja natukene põhjalikumalt meie wellness packist nii naistele kui meestele ja nendest vitamiinidest, omega-3-st ja astaxanthinist, mis seal sees on ja mida nad sinu heaks teha võivad. Ise olen ma siis seda toodet tarvitanud juba kuskil 2,5 aastat seal vahemikus ja selle aja jooksul põhimõtteliselt igapäevaselt peale hommikusööki täiskõhuga siis. Mis see wellness pack siis endast sisaldab? Tas on olemas siis 4 erinevat kapslikest ja 2 nendest on siis omega-3-d, mis on hästi puhas omega-3, nii et see selatiinkapsel, mis siin ümber on siis tehtud samamoodi kalaselatiinist. Selle konkreetse omega tooraine tuleb siis Vaikse ookeani puhastest vetest ja kõige pisematest kaladest seal, ehk siis ansjoovistest ja sardiinidest. Ning ennem siis selle kalaõli pressimist on konkreetselt nendest kaladest eemaldatud maksad, pluss lisaks on tehtud 3-kordne molekulaarne puhastus. Nii et tegu on väga-väga puhta omega siis tabletikesega. Siis see beežikas tablett, mis siin sees on siis multivitamiini ja mineraali kapsel kokku pressitud ja must viimane kapsel on siis astaxanthin, mis hetkel on maailma kõige tugevamas siis antioksüdant. Ja ta on tehtud siis punavetika ekstraktist, mis on samamoodi Rootsi siis vetest ja lisaks on sees natukene veel mustikat. Mis selle pakikese puhul on eriti head, on see, et siin on kõik pandud toimima juba meie jaoks nii nagu on vaja. Ehk kui me võtame ainult selle vitamiinitableti sisse ja mitte midagi muud, siis siin on nii rasvlahustuvad kui vesilahustuvad vitamiinid ja kui me teda võtame siis klaasi veega, siis kõik, mis tuleb B-vitamiin, on B ja C, saame me kätte ja transporditakse veega meil rakukestesse, aga kõik, mis on rasvlahustuvad vitamiinid ehk siis A, D, E ja K, lähevad siis lihtsalt süsteemist välja ja sellest mitte mingit kasu ei saa. Ja täpselt samamoodi on siis astaxanthin, kuna ta on karotenoidide perekonnast, on ta rasvlahustuv, nii et selle jaoks on nagu ka teda vaja. Ja millal peaks Eestis vitamiine võtma või üleüldse, et me siis meie kliimavöötmes võtma? Kunagi öeldi, et R-tähega kuudel, aga mina, kui töötan aastaringselt põhimõtteliselt keldris, siis minul sellest suvest ka väga suurt kasu ei ole, nii et pigem soovitan võtta igapäevaselt. Üledoosi sellest ei saa, kuna tegu on minimaalsete kogustega ja igapäevases lihtsalt siukses turgutuses. Ja ma tegelen igapäevaselt ise veel silmadega ning tegin eraldi uuringu siis konkreetselt selle pakikese ja selle koostise kohta, et mis on head selles pakis konkreetselt silmadele. Ja väga üksikud mineraalid ei andnud mingit toimet siis silmadele, aga enamus neist ikkagi toimet avaldas ja väga suurt osa mängib ta siis just meie kaitses. Ehk ta ennetab meil erinevaid siis vanadusest tingitud ka haigusi ehk nagu kaed, silmapõhjade lupjumist natukene, samamoodi glaukoomi ehk siis seda, kui on silmarõhu tõus ja juba on võrkkestas muutused samamoodi närviraku tasandil. Ta toetab meie põhjafunktsioone üldiselt, ta hoiab meie silmapõhja kestab tugevat, ta hoiab meie silmapõhja veresoonet tugevat, reguleerib seal samamoodi siis toitainete imendumist, nii et hästi suur kasu on tast meile. Ja üks, mis on kõige kasulikum, on siis nii-öelda see astaxanthin. Astaxanthin on selline aine, mis läbib meil kõik barjäärid, ehk ta siis jõuab meil konkreetselt igasse rakku. Nii nagu on siis emal ja lapsel platsenta barjäär, on meil siis silmas reetina barjäär ja ajus ka siis oma ajubarjäär. Ja astaxanthin on see, mis läheb igasse rakukesse, toimetab sealt ja meid seestpoolt kaitseb. Ehk ta on meil seestpoolt nii päikesekaitse kui ka siis hapnikukahjustuste kaitse. Ja kui sa nüüd hoolid endast, siis hooli ka oma kaaslastest, kas siis oma kallist kaasast või lastest või vanavanematest ning hangi endale siis mõnusad abivahendid, et oleksid pikemalt terve ja tunneksid ennast paremini. Tšau!